Richard asub rünnak. No päris head vaated. Eriti varrega antud hoobid punkte ei anna. Richard asub rünnakule ja siin siis näeme kohe päris häid kõvasi lööke. No nii, Richard siin on veidikene tulnud. Väga ilusaid lööke hetkel veel tulnud. Rohkem ei ole kui päris alguses. Ja proovime siis ära, mis veetemperatuur on Pärnus. Pärnumaa randa siis soovitan. Tuleme ju ka Ruhnu saart avastama. Kaasal on Kristi ja mina. Me ei ole varem Ruhnu saarel käinud. Nii et see on siis meie selle suvine esimene saareseiklus. Oleme siis Ruhnus. Teen voodi ja külmkapp. Siuke taluõu. Teine väliköök on meil siin. Lähme ujuma Ruhnu randa. Nii, meie lähme Limo randa, mis on siin. 4 kilomeetrit. Limo liivaluited. Jälle nii sisukas tekst. Päris lahe koht ju, Limo saun siin otse merekaldal. Oleme Kristiga lõpuks jõudnud. Väike 2-kilomeetrine matk. Isegi rohkem, 2,5 kilomeetrit. Nii, Limo rannas siis. Ilus on. Ja siin ikkagi on see laulev liiv. Ma ei tea, kas on kuulda. Teine päev Ruhnus ja nüüd läheme rendime rattad ja läheme Kuunsi randa avastama ja teeme väikse supluse ka. Kohe jõuame vanima puithoone juurde Eestis, milleks on siis Ruhnu kirik, asutatud 1643. Siseneme siis. No, tõesti. Uus kirik ehitati siis vana kõrvale rootslaste raha poolt. Ja räägitakse, et vana kirik säilis ainult sellepärast, et üks ruhnal olevat öelnud, et mis tast ikka maha võtta. Et põletatud puit ikka säilib kaua. Surnuaed on ka ilus. Tamm on jurakas. Kristi, kas sulle meeldis puukirik? Ilus. Võtsime Kristiga rattad. Wow.
tšau kõikidele jälgijatele siis mina nautimas suve. Väga ilus mets on siin. Jõuamegi Kuunsi randa. No väga ilus ju. Läbi Männimetsa, Kasemetsa, segamets. Ja nüüd siis lähme ujuma kohe. Natuke tuuline on ja õiglastes sõbrad ütleksid, et a little bit windy. Kolmas ujumine tehtud siis sel aastal. Päris mõnus. Väga hea soe vesi ikka. See rand on mõnus. Kohe ronin otsa siia. Ratastega on väga mõnus Ruhnut avastada. See on siuke madal ja lauge. Ligineme Ruhnu radarile. Sellest ma ei tea küll midagi, aga lähme uurime üle, mingid varemed siin on. Ja, tere! 1-1. Ei ole kedagi. Veits on frikki. Aha. Suur pime ruum. Selline äge koht, mis me leidsime siin Radar Ruhnu. Need on päris kihvtid. Võib-olla näeb siit päikseloojangut ka, ma ei tea. Miks on lapse pikali? Täna on siis meie 3. päev Ruhnul ja läheme Holma randa ujuma. Hiljem läheme vaatame tuletorni üle ja sööme piitsat. Nii et rannad on küll mõnusad siin. Ma usun, et Holma on ka mõnus. No näita, kui suur sugune sa oled. Ja tubli. Oho. Uhke. Lahe. Pillira vahelt läheme siis siia Holma linasse. Holma Neeme tipus on liivane põhi ja väga mõnus ujumiskoht. Küll ja Marko soovitab. Oleme teel siis tuletorni ja juba jõuti õhtul me kutsuda ka viiulikontsertile. Kuidas sul on? Julged ronida tippu või? Jah. Ja täiesti tippu või? Loodame. No nii. Siseneme siis tuletorni, mille anti väike binokkel. Nii et siis on kohe... Nii, selline see on. Oh my god! Rahulikult lähme. Treppe ikka on siin. Poole tee peal äkki. Nii. Kuda on, Kristi? No päris head vaated.
ma arvan, et teeme Kristiga ühe selfie siin kohe. Olen siis Ruhnu tuletorni otsas, mis on siin mingi aeg nüüd, põhi jääb siis sinna. Mingi vahe siis tagasi restaureeritud siin, kõik on väga ilus, puhas. Tuli ikkagi välja, et see ei ole Eiffeli konstrueeritud majakas, et see on ikkagi olnud müüt ja nüüd osutus valeks ka veel otsa. Aga üldiselt mõtted Ruhnust, et äge saar on ikka 2 korda suurem kui Prangli, nii et kindlasti teate, siin on mõned vaated, alla jääb siis Gordon Ruhnu, mis on väga mõnus baar, pakutakse pitsasid ja kokteile ja võib-olla õllesõpradele oluline uudis, saab külma Saku originaal otse vaadist, et see on ka tore. Siili on siis majaka tuli, siiamaani töötab õhtuti. Siin on natukene jälgi ka sõjast, et nad on vist siis üritatud mingisuguse kuulipilduja või asjaga siia pihta saada ja on õnnestunud. On super lihtne, üldse pole keeruline. Siia. Kontserdipaika muudet, et ei toimugi koolimajas, vaid kirikus, et saarel ikkagi on põnev elu. Täna on siis meie Ruhnu reisi 4. päev. Kristi on natukene tõbiseks jäänud siin, nii et lähen üksi avastama, et siin täna on päev otsa vihma sadanud. Aga mul on vihmakittel kaasas, nii et lähme avastame siis Ringsu sadama kohvikut ja kultuuriaita, et väike mälestusmärk siis teelt eksinutele. See on siis lennujaam. Vaatasin mingit pileti hinda, et Pärnust oli 36 €. Et soodsam kui praamiga või natuke võib-olla kallim, aga siin on äkki energia mingi möll ja siit läheb kultuuriaita. Otse mere ääres. Mõnus. Siin on siis selline koht, kus tulevad ilmselt kohalikud ka kokku ja peavad pidu ja külalised saavad telkida ja nii, et igati uhke koht. Nii, Ruhnu mereajaloost ja laevadest. Vihmakeep seljas, nii et natukene on ikka sadanud. Ma ei saa, uks on lukus. Lõgistan. Aga nii, et tasus jalutada küll. Äärest sellised väiksed majakesed. Äkki siin need viiuldajad, kes siin olid, ööpisid. Täitsa vahva. Vaatame, kas kohvik või restoran, mis siin on Ringsu sadama, vist oli kohvik, on lahti. Kohvik on täna kahjuks kinni, aga mis sa teed? Ilm on sändine ja turiste pole ja ega keegi viitsi tühjas kohvikus passida, et kuna rannas oli kõik kinni, siis ärme heida meelt ja läheme ühele metsarajale. Kuna kõik kohad olid kinni, siis kõht läks natuke tühjaks. Võime siis mustikaid, et väike test.
Väga hea, 10/10. Väga ilusad siuksed metsarajad lähevad siit igalt poolt läbi saare, et ja mõnus privaatne on jalutada. Tulime tagasi Limo randa. Päevad pole vennad siin Ruhnus, jah. Nii, ma võtan veel ette siis ühe rännaku siia Arni otsa. Et näete, kui väga huvitav, et trepiastmed on ka kõik märjad sellest vihmast. Vaatan, binokkel on ka kaasas. Aknad on udused. Trepid tilguvad. Ops. Nii, see on mul siis teine kord siia jõuda. Olemegi torni tipus. Vaatame, kas Ruhnud näeb. Ei näe, liiga udune. Kõikumist on tunda küll. Et majaka suputab. Ei. Ja ongi kätte jõudnud meie 5. päev. Kristi on terve. Ei ole veel terve. Täna plaanime minna sadamasse ja õhtul läheme vaatama hülgeid ja päikseloojangut. Viimase õhtu rand ja selle nimi on siis Staknas. Ma ei tea mu häälduse kohta, aga selline nimi on Staknas. No siin loodame näha hülgeid, hallhülgeid, tiigerhülgeid